जाने सोनिए मिठी गल्लां करके तू ना जा छट के hey I think about it every day baby looking like Hana Kazana on a play hey like tere, mina olen Palle autoringlusest ja mina müün kasutatud autosid. Endiselt üritan ma seda teha võimalikult läbipaistvalt, võimalikult ausalt ja selle jaoks, et ma seda saaksin teha, et ma saaks seda pakkuda, teen ma iseenda autodega pidevalt pikki testisõite ja võtan neid proovisõiduperioodiks tegelikult enda kasutusse. Ja täna teen ma video siis ühest BMW-st, millega ma olen tegelikult ise juba sisuliselt 1,5 kuud igapäevaselt ringi sõitnud. Vahepeal muidugi natuke teiste autodega ka, aga kõige rohkem olen ma just sellega sõitnud. 4000 kilti umbes täpselt 4000 kilti olen ma taga kulgenud. Praeguseks on mul piisavalt kilomeetreid juba siin ratastel, et ma võin sellest autost põhjalikumalt rääkida. Ma tean, mis seisus see auto on. Ma tean, et ta ei üllata mingite asjadega. Ma tean, et ta ei tarbi enam mingeid vedelikke. Ühte tarbis, ma tegin selle vea korda. Ja nii edasi, et selle autoga on praeguseks kõik hästi ja see auto on täiesti müügi valmis. Sellepärast tuli see video nüüd alles, kuigi see auto on mu käes juba mõnda aega. Ühesõnaga, lähme asja juurde. Autoks on BMW 318, 2006 aasta oma, aga 167 000 sõitnud ja see läbisõit on õige, tõestatav, kontrollitav. Ehk siis aastaarvu poolest, tõepoolest, 15 aastat nii-öelda on see auto vana, aga läbisõidu poolest on nii mõnigi 3-4 aastat kasutatud auto rohkem sõitnud. Ja see läbisõit, see väike läbisõit reaalselt peegeldub ka, kui selle autoga sõita või seda autot vaadata, et see on nagu igal sammul näha, et ta on tõesti nagu väga vähe kulunud igalt poolt. Nii seest kui väljast, hästi värske näeb välja. Ja tehniliselt ka, et ülevaatusel hiljuti käidud. Nüüd on pikk proovisõit ka nii-öelda 1000 kilomeetreid tehtud, et see auto peaks olema praegu veatu. Tal ei tohiks olla mitte ühtegi tehnilist puudust. Ja kere peal ka, ilmselgelt on mingit roostet ei ole. Ma arvan, et mingid väikseid kriime kuskilt leiab, aga kuna ma nende otsimisega tegelenud ei ole, mind see ennast eriti ei huvita, siis ma lihtsalt ütlengi nii, et ilmselt on kere peal kuskil võib olla mingid, ma ei tea, väikseid kriime või täkkeid, aga mitte midagi suuremat. Tal oli alguses üks viga ja tal oli küljes üks tüüpviga, mis BMW selle ajastu bensukatel on, et see on ka siis 2-liitrine bensukas nii-öelda. Mudeli nimi on tal 318, aga tegelikult see mootor on 2-liitrine ikkagi. Ja nendel on hästi levinud viga on klapisääre tihendid. Ja klapisääre tihendid hästi lihtsas keeles on nii-öelda mootori sees paiknevad tihendid klappide ümber. Ja neid tihendid on kokku terve ports ja kui need väsivad ära, siis hakkab mootor õli võtma. Ehk siis tegelikult ma alguses ei olnud selles kindel, aga ma sõitsin ja nägin, et oli ikkagi õlikulu ja liiter 1000 peale võttis umbes õli. Ja see oli selgelt sealt, et see viga on nüüd juba ammu likvideeritud, umbes 2 nädalat tagasi. Ma olen sellega pärast seda ka väga palju sõitnud. Ja töö teostamisel on arve olemas, tööle kehtib garantii. Ehk siis ma eraldi rõhutan seda, et sellel autol on, ma julgeks isegi öelda, et kõige levinum tüüpviga, mis on ka üsna kulukas, on kõrvaltatuud ja peaks väga-väga pikka aega olema rahumajas. Et sisuliselt BMW bensumootoritel see ongi nagu nii-öelda ainus konkreetne nõrk koht, et ega neil muud midagi häda ei ole. Aga see muidu on. Selle töö käigus kontrolliti üle ka mootorikett. Kevvai Motors on muidu tööde teostaja, et kui keegi tahab ise uurida, et kas on ka väärt koht või mitte, siis mina sinna soovituste kaudu jõudsin, mina olen väga rahul. Ja keti seisukord oli ideaalne, et ketti kindlasti ei olnud vaja vahetada, et ma tellisin töö sellise klausliga, et kui on vaja ketti vahetada, kindlasti vahetada, et seda ei olnud, kett oli väga heas korras. Ja mis ma veel selle auto kohta räägin? Ta on, üks asi on see, et tal on läbisõit originaal 167, aga ta muidu ka tundub väga hästi hoitud, väga viisakas igatepidi, et jälge kulumismärke sisuliselt ei ole. Või kui siis väljaspool kere peal mingisuguseid väikseid, mingid mikrodefekte ilmselt leiab, ausutades ma ei ole neid ise eriti otsinud, aga ma tean lihtsalt, et sellises vanuses autol mõni kriim kindlasti kuskil on. Roostet muidugi tal ei ole. Ja
Mis mul veel silma selle auto koha pealt on jäänud? Varustuse poolest on ta selles mõttes lihtsam, et tal on riidest sisu, manuaalkast. Aga tal on olemas parkimisandurid näiteks, mida kõikidel 3. seeria BEM-idel ei ole. Siis tal on olemas püsikiiruse hoidja, mis tõepoolest küll enamustel neist vist on, aga ma igaks juhuks ütlen selle üle, et see on tal olemas, see töötab. Kliima 2-tsooniline on ka ilusti töötab, väga hästi isegi töötab. Ja mis tal veel varustusest 17 tollised originaalvaluväljad, näevad väga head välja. Piltide pealt saab vaadata. Siis mingeid pisitöid ma olen selle autoga veel teinud. Näiteks ma sain ta sellisena, et tal oli eest vasakult oli stange ja tuli olid mingil määral pihta saanud ja tiib läks ka lõpuks vahetusse. Tal on 3 detaili nii-öelda vahetatud, et stange, tiib ja tuli on vahetatud, aga 2 olulist asja. Esiteks, kõik, mis oli nende all, ei olnud mitte midagi vaja puudutada, ehk siis kuskilt pihta midagi ei olnud saanud, et see oli nagu nii-öelda vägagi pinnapealsed kahjud. Ja teine oluline asi, stange ja tiib on mõlemad asendatud originaalosadega, küll kasutatud originaalosadega, aga originaalosadega, ehk siis nende keredetailide istuvus ja klappivus on ideaalne. Tõenäoliselt, kui ma seda ei mainiks, siis enamus seda ei oskaks ka vaadata. See on siin siis praegu töötava mootoriga auto. Teeme kapoti ka lahti. Ma näitan, et mingisugust suitsemist tal ei ole ei käivitusel ega ei ole praegu. See on klapisääre tihendite puhul natukene võib ta käivitusel suitseda. Aga lähme vaatame kapoti alla ka. Siit ma üldiselt autosid ei pese, et kõik näevad, mis seisus ta on. Ja ma panen lähemale, siis saab kuulata mootori häält. See on täiesti normis kõik. Nii, kapott kinni, vaatame üle tuled ka. Ikka võiks ju põleda. Siin on kõik korras. Ja autol on 2 võtit ja 2 trehvid. Et kaasa tulevad all on mingid Michelini suverehvid, siuksed keskmises seisukorras või isegi üle selle. Ja kaasa tulevad väga heas korras Nokia hakkapelita naastud, mis on siis samale väljale mõeldud, et 17 tollised. Reffe ostma ei pea. Järgmise, ma ei tea, olenevalt sellest palju sõita, siis võib-olla järgmisel suvel suvereffe on vaja, aga võib-olla ei ole, kui oleneb läbisõidust kõik, et võib-olla ei pea 2 aastat midagi ostma. BMW-le omaselt tuulemüra salongis vihinat üldse kuulda ei ole. Salong on väga vaikne. Omavahel jutustamiseks ei pea kõva häälega karjuma. Nii, nüüd vaatame, kuidas auto ennast oma vööndis hoiab. Siin on tee natuke kaldus, seega ilmselt ta veidi paremale võib pika peale vajuda. Aga ma lasen nüüd käed lahti ja vaatame, kuidas ta käitub. Laseme selle auto mööda. Nii, lasin rooli lahti. Hoiab täiesti viisakalt ennast oma vööndis. Nüüd teeme ühe pidurduse ka. Mitte mingit vibratsiooni kuskilt ketastest, klotsidest midagi valesti ei ole. Kõik töötab, ühesõnaga siin tehniliselt mitte midagi teha ei ole vaja. Tõmbame tänasele videole joone alla. Auto on näidatud. Igasugused pisikesed mingid nupud ja sellised asjad ma seekord jätsin näitamata, et ma lihtsalt ütlen, et nad kõik töötavad. Aknad, peeglid, tuled, kliimanupud erinevad, raadionupud, kõik toimivad. Et kõike saab koha peal proovida. Auto asub Tartus, tulge vaatama, proovima ja saab ka järelmaksu, kui on kellelgi selline huvi.
Pakun Inpanga ja Mogo järelmaksu võimalust, lepinguid saab teha koha peal. Ehk siis ei pea 2 asjaga tegelema või 2 kohas käima, kui on kellelgi siuke soov. Järelmaksu puhul küll informeerige võimalusel ette, et see huvi on, siis saab taotluse varem teha, prooviks. Ja minu poolt tänaseks kõik. Et järgmise videoni. Ciao! Crazy, shorty take it slow, then chitty, chitty. Hey, baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it.